täna on kätte jõudnud see päev, kus me oleme taas tagasi selle koha peal, kus leidsime Mägraemanda avarii tagajärjel ja korjasime ülesse ja andsime selle edasi Heiki Valnerile, tema kompaniile, et saaksime päästa ühe Mägraema, kellel oli rida tisse all ja tõenäoliselt on ka pojad. Ja õnneks on ta oma majale väga lähedal ja see maja asub siin 100 meetrit künka sees. Praegu vaatamisest välja tuleb. Noh, tule nüüd. Ma saan just. Tüdruk. Mine eest ära. Tule sina, Priit, ära. Võta kohe vallapeda välja. Ma panen endal ka selle asja. Siit nurgast. Panen endal ka selle asja kuidagi tööle. Mõtled äkki Sander? Sander, tule. No nii, näita nüüd. No mine. No mine. Ära ole niuke nüüd. Tule sõber, me oleme sinu kodus. No nii, näita nüüd, kui sa teed. Seda nüüd teha oskad. Ja mine nüüd siia sinu auksi. Seal on üks teisi, on teine, või oleme sul augu ees või? Leiad ülesse selle? Seal on praegu sõidust vilets on, ei jaga seda mõttes üldse praegu. No, võib-olla natuke eemal. Jätame talle ruumi. Tulge sealt siia, jah. Mine nüüd. No, saad sa aru. Üldse aru asjast. Ma pean siin natuke uidama tagant või? Ei las ta läheb, kui ta läheb. No nii, ja õige liigu, ma olen uhke. Ja, ma tulen siia poole. Mine. Mine koju. Tubli. Läks see laulis. Kodus. Mehed, hea töö, kodumaa tänab, au ja kiitos. Aitäh, Heiki, et ajalooline moment. Jahimehed ja loomamehed koos, siin kandis ka. Ole tubli. Sina ka, aitäh. Loodame, et kõik läheb hästi ja pojad on veel elus ja ta suudab oma pojad veel üles kasvatada. Ega need pojad ei ole ju tissiotas, nad on ju mingi paar kuud vanad. Jah, pojad sünnivad põhimõtteliselt märtsis-aprillis ja 2 kuuselt hakkavad nad juba väljas käima, et otsima väikseid ussikesi ja putukaid ja mutukaid ja põhimõtteliselt võiks loota, et pojad on juba väljas käimas ja nad ei ole ainult piima peal. Et praegu on väike lootus, et pojad on veel elus ja ema suudab neid päästa ja nüüd, kui piimaga juba abiks on, siis jäävad kindlasti ka pojad ellu. Väga hea töö.